Tere kõigile! Täna räägime ühest artiklist, mis on Steven Krashni kirjutatud. Ma olen seda artiklit ise tõlkinud, presenteerin teile ja on paar kommentaari. Need, kes ei tea, kes Steven Krashen on, paar sõna tema kohta. Steven Krashen on pärit USA-st, väga populaarne teadlane ja uurija iseseisvate keeleõppejate seas. Tema ehk kuulsaimad videod ma soovitan teile ise vaadata ja jätan lingi. Ma ise olen tema mitu raamatut lugenud. Mõned olid huvitavad ja kasulikud, teised liiga rasked ja liiga detailseid minu jaoks. Tema hüpotees ja teooria teise keele omandamise kohta, comprehensible input ehk arusaadava sisendi teooria aitas tuhandetel inimestel keelt õppida, aga ehk tema teooriasse süveneme mõni teine kord. Täna räägime tema artiklist, mille teemaks on aktsent. Teadlased kasutavad sinna conjecture ehk oletus siis, kui nende kokkuvõte põhineb nõrkade tõendite alusel ja sel juhul sõna hüpotees kasutada ei saa, nagu käesoleva artikli puhul. Tema oletuse järgi omandatakse täpne hääldus teises keeles, sealhulgas täiskasvanutel, kiiresti ja väga hästi, kuid me ei kasuta oma paremat aktsenti, sest meil on hirm kõlada ja tunda end lollina. Ja nüüd ma soovitan teil pausi teha ja natuke selle üle mõelda, nagu koolis, mida autor tahab sellega meile öelda. Ja jätkame. Teaduslikumalt ja väärikamalt väljendudes meil on output filter ehk väljundfilter, mis on nagu blok, mis takistab meil parimat andmist võrreldes sellega, kui hästi me tegelikult suudame. Selline blok on väga võimas ning selle mõju on raske või lausa võimatu teadliku pingitusega vähendada või nõrgestada. Väljundfilter takistab meil kasutama seda, mis meil on ja mida me oleme omandanud. Altpool on nõrgad tõendid, suur osa neist põhineb minu enda ehk Krasheni enda kogemustel, aga ta arvab, et paljudel inimestel on sama kogemus olnud. Esimene, muutlikkus. Meie aktsendid teistes keeltes on muutlikud ja see muutlikkus oleneb sellest, kuidas me end tunneme. Kõik muutub siis, kui me tunneme, et meid hinnatakse. Kui Steven räägib prantsuse keelt kellegagi, kes inglise keelt halvasti räägib või ei räägi üldse, või kui kuulajaid pole, tunneb ta end sel juhul mugavalt ja võib tunnistada, et tema aktsent pole halb. Teistel juhtudel öeldi talle, et tema aktsent on kohutav, ehk prantsuse aktsenti pole üldse kuulda. Ja siis Steven räägib ühest seigast 1980. aastal Ottavas, kus ta kohtus endiste kolleegidega, kellega ta rääkis prantsuse keeles ja kellega ta tundis end turvaliselt ning tal oli mugav olla. Ühesõnaga, tema prantsuse keel oli tipptasemel. Ta meenutab, et ükskord oli ta tahvli juures midagi selgitamas, kui äkki astus tuppa sisse mingi võõras inimene ja järsku midagi muutus tema sees. Mõtted olid umbes sellised. Tõenäoliselt räägib prantsuse keelt emakeelena või kui mitte, siis vähemalt on tema tase kõrgem kui minu ja ta arvatavasti, et minu prantsuse keel on nii halb. Selle mõtmise tagajärjel tema aktsent ja kõne ladusus kohe halvenesid, mis toimus tahtmatult. Ühesõnaga, tema väljundfilter oli aktiveeritud. My output filter went up, nagu Steven ise kirjutas. Siis Steven kirjutab, mida talle üks kuulus Ungari polüglott, doktor Kato Lomb, kes tol ajal rääkis 17 keelt, tõdes. Steven on Lombiga mitu korda kohtunud ja temaga inglise keelt rääkinud suurepärase aktsendiga.
aga ükskord tulid Steveni abikaasa ja tütar kaasa. Hiljem Lomb märkis, et talle tundus, et tema aktsent oli palju parem, kui nad olid kahekesi ja helgitas, et hoolimata sellest, et tal oli Steveni perega hea olla, ta ei tundnud neid nii hästi nagu Stevenid. Selle tagajärjel tema eneseteadvus kasvas, mis kahjustas tema keelelist enesekindlust. Lõpuks võtab Krashen kokku, et tegu on jälle väljud filtriga. Ja selle osaga oleme lõpetanud. Teine, meie oskus imiteerida nii oma emakeeles esinevaid murdeid kui ka võõraid aktsente. Kui meil on piisavalt sisendid, siis me suudame seda teha vähemalt mingil määral. Asi on selles, et me tavaliselt ei tee seda, sest see takistab meis ebamugavustunde. Väljundfilter hoiab meid tagasi. Steven räägib, et oskab briti aktsenti imiteerida üsna hästi. Ta on ükselt reeglid omandanud, kuid ei tea, kuidas ta seda täpsemalt artikulatsiooniliselt, nii et keelega, huultega, suuga ja nii edasi teeb. Samal ajal ei kasutata seda aktsenti kunagi, kui räägib kellegagi, kes on näiteks Londonist pärit. Tema meelest oleks ebaviisakas ja isegi naeruväärne, nagu ta naeraks vestluspartneri üle või esitaks end kellegi teisena. Samamoodi suudame imiteerida võõraid aktsente oma emakeeles, mida me ilmselgelt tavalises vestluses ei tee. Me saame ju aru, et see võib olla ebaviisakas. Aga on valdkondi, kus selliste aktsentide kasutamine on lubatud, näiteks näidendides ja naljades. Isegi nendes olukordades on nende kasutamine tundlik teema ja minu kommentaar. Ärge unustage, et tänapäeva maailmas on inimesed väga tundlikud ja solvumiseks valmis. 3. alkoholi uuring ja kohe minu kommentaar. Võite ise tagasi mõelda, millal olite natuke või hästi palju lakkunud ja kuidas on teie võõrkeele oskus üles kasvanud. Teadlaste grupp palus sihtgrupil juua erinevas koguses alkoholi pärast šokolaadipaki söömist. Teadlased polnud üllatunud, et mida rohkem inimesed jõid, seda rohkem halvenes nende lühimälu, kui nende aktsent võõrkeeles oli parim pärast ühe bourboni šoti joomist. See oli vähem täpne nii väiksema kui ka suurema alkoholi tarbimise korral, aga optimaalne joobumuse tase oli välja uuritud. Valdav osa inimestest teab, et alkohol vähendab piiranguid. Krasheni tõlgendus nende tulemuste põhjal. Alkohol alandab väljundfiltrit vähemalt ajutiselt. Samal ajal segab liiga suur alkoholi tarbimine kõneaparaadi kontrolli. 4. Steviki näide. Härra Stevik kirjeldab swahili keeleklassi, milles ta oli õpetaja ja kus oli 3 õpilast. Üks õpilastest oli palju parem kui 12. Kui parim õpilane loobus kursusest, teine õpilane järsku näitas olulist paranemist. Krasheni oletus on see, et tema väljundfilter nõrgenes ja ta vabanes, kui parima õpilase mõju enam ei olnud. Ja lõpuks on arutelu, et aru saada, mis faktorid on süüdi, peame arvestama, milleks on meil keel üldse vaja. Sotsiolingvistid ütlevad, et keelel on 2 funktsiooni. Kommunikatsioon ja arusaamine, millisesse gruppi või sotsiaalsesse klassi inimene kuulub. Teise funktsiooni hulka kuulubki aktsent.
Aktsent ei mängi suhtlemisel suurt rolli, kuna me saame hakkama võõrkeeles juba siis, kui vaid osa häälikusüsteemist on ära õpitud. Ja minu kommentaar, võib-olla olete ise näinud mõnda situatsiooni, kui inimene rääkis väga kõva aktsendiga, võib-olla teda oli isegi valus kuulata, kuid message oli klaar ja lõpuks töö oli tehtud. Aktsent ütleb meile, kes inimene on, kust ta pärit on, mõnel juhul tema sotsiaalse klassi ja võib-olla isegi tema väärtused. Kui me tunneme end teatud gruppi liikmetena, räägime nii, nagu nemad räägivad. Ja minu kommentaar siis sealhulgas koodivahetus ja lingi ma jätan allapoole. Teine ülevaade kinnitab seda. Me ei imiteeri alati kõned, mida kuuleme kõige rohkem. Lapsed räägivad tavaliselt nii, nagu nende kaaslased räägivad ja mitte nii, nagu nende vanemad või õpetajad räägivad. Aga mõnel juhul räägivadki lapsed siiski nagu nende vanemad. Sel juhul samastuvad nad täiskasvanud väärtustega, mitte teiste laste omadega, kinnitades, et gruppi kuuluvus on tähtsam. Krasheni oletuse järgi omandatakse aktsendi kiiresti, kuid see ei toimi, kui me ei tunne end selle gruppi liikmetena, kes seda kasutab. Me ei kuulu klubisse. Põhjuseid on 2. Kas me ei soovi sellele grupile kuuluda või meid pole kutsunud liikmeks. Aga siis, kui tunneme, et kuulume vähemalt osalise gruppi, võime äkitselt tunda end grupist väljaspool olevana, mis tõstab väljad filtrit. Ja kommentaar. Kujutage ette mõnda inglise keele tundi kooliklassis Itaalias, kus everyone talks like this, even the teacher talks like this. Ja üks õpilane läheb terveks suveks Inglismaale, kus kõik tema ümber räägivad inglise aktsendiga, mis jääb ka talle külge. Siis tuleb ta tagasi ja tal on 2 valikut, kas ta räägib samamoodi nagu teised tema grupis või kõlab teistmoodi, uutmoodi, mille tulemused võivad erineda või tal polegi valikut, ta pöördub automaatselt vanamoodi, isegi ilma seda teadvustamata. Kui Krasheni oletus on õige, on sellel huvitavad tagajärjed pedagoogika jaoks. Ta ütleb, et tõendid selle kohta, et aktsendi parandamise kursused päriselt töötavad, on puudulikud. Seal püüakse aktsendi paremaks teha otsese õpetamise kaudu ja isegi kui me saaksime aktsendi õpetamisega parandada, on see Krasheni järgi kahjulik. Ta võrdleb seda valede riietega, näiteks olukorraga, kus paneme spordiriided pidulikule õhtusöögile või smokingi vaba stiiliga üritusele. Sama on siis, kui paneme inimesed rääkima nagu grupi liikmed, kuhu nad tegelikult ei kuulu. See oletus ei tähenda, et kõik need, kelle aktsent teises keeles on kuulda, poleks integreeritud riiki, kus nad elavad. Tegelikult näitab see vastupidist. Kui inimene õppis keele täiskasvanuna, pole tema hääldus tavaliselt täiuslik, kuid ta omandab suure osa keelesüsteemist. Samal ajal ei kasutata teist keelt ainult oma emakeele hääldusreeglitega. Probleem on selles, et kipume aktsendi puhul mõtlema mustvalgelt.
kas see on täiesti loomulik või tugevalt aktsendiga. Lisaks võib juhtuda, et me kuuleme inimesi olukordades, kus nad pole emotsionaalselt parimas seisus. Parimates tingimustes võiksid nad kõlada veelgi loomulikumalt. Kui see oletus on õige, tuleks aktsendi kvaliteedi hinnata selle põhjal, kuidas inimene räägib parimates tingimustes, mida, nagu sa ise saad aru, pole eriti võimalik. Ja lõpuks minu kommentaar. Kui keegi hakkab sinuga sinu emakeeles rääkima, saad juba paar lause või isegi paari heli järel aru, kas ta kuulub sinu hõimu hulka või mitte. Kui su sõber hakkab teist keelt õppima, on väga tõenäoline, et sa hindad tema oskust just aktsendi järgi. Selle üle tasub mõelda. Aga mis ma ise Steven Krasheni oletusest arvan? Ma arvan, et tal on õigus, aga mitte 100%. Ja aktsent räägib teistele, kes üldiselt oled. Mitte nii on aktsent on nagu horoskoop või mis iganes, vaid see jutustab natuke sinu elulugu. Aga aktsenti ning teisi oskusi võibki ja peabki treenima, sest meie huule ja keele positsioon ongi motoorika ja lisaks ei saa me reprodutseerida ja kasutada helisid ja helikombinatsiooni, mis on meile võõrad või mida me ei kuule. Selle eest võime tänada sisenfiltrit ehk input filter ja veel üks Steven Krasheni termin. Kui helipõhi on selge, intonatsioonid on selged, sa kuuled kõiki võõrkeele nüansse ja suudad neid enam-vähem kasutada, on ainus asi, mis veel teha jääb, väljund filtrist üle saada. Ja olgu, loodan, et see teema on piisavalt huvitav ja sa said midagi kasulikku teada. Soovitan sulle kõige head ja mõnusat keeleõpet.